on tõesti Kanepil. Rahvast on rohkem kui inimesi. Kohutavalt pettunud. Tere hommikust! Ma olen praegu videote filmimisega täiega hoos ja siit tulebki kohe üks järgmine vlog, mitmepäeva vlog. Ja ma sõidan hetkel kontorisse. Kell on mõne minuti pärast 9 ja kui ma jõuan kontorisse, siis ma tegelikult panengi eelmise video ülesse. Ja mõtlesin, et alustan kohe järgmist videot ka. Täna on nii ilus päikseline ilm, aga räigelt külm on väljas. 16 kraadi, ma ei tea, mul on nii sügise tunne, et see on midagi ebareaalset. Et mul on niisugune tunne, et algas september ja ma ei tea, lähme metsa seenele ja lapsed lähevad kooli ja siin ei ole enam mingit suvehaisugi. Aga need 2 päeva siis, mis põhimõtteliselt olid soojad, olid väga mõnusad. Ma tahaks loota, et nüüd augustis tuleb ka mõni suveilm ikkagi, mida saaks siis nautida ka, et ta võiks olla nädalavahetusel sellisel, kus ei ole väga palju plaane. Et saaks võtta seda aega, et seda siis veel naudelda. Aga nüüd sõidame kontorisse. Ma loodan, et jõuame kiiresti, kuigi ma näen, et siin on juba väike ummik, mida ei ole ammu olnud. Lähme kontorisse, ma söön seal mingit hommikusöögi ampsu, joon oma esimest kohvi, mida ma veel ei ole joonud. Väga tahaks juua kohvi. Ja siis teeme tööd. Ja võtan teid kaasa. Täna meil on perekondlik juuksuriskäik. Saate sinna kaasa tulla. Ja ma vaatan, kas ma lõuna ajal saan ka käia mõnes kohas ära, mis kindlasti ja hirmsasti hüüab juba. Näiteks mul on päris tükk aega juba üks sõrmus katkis, selles mõttes, et seal on kivid välja tulnud. Ja ma tahaksin selle väga viia kullassepa juurde. Nii et ma vaatan, kas mul täna õnnestub ära käia. Jõudsin kontorisse, linnas on nii palju autos ja tundub, et nagu puhkuste aeg on täiesti läbi. Aga ikkagi jõudsin kenasti. Nii et ma võtan kohvi. Viisin oma sõrmuse just parandusse ära. Nüüd on siin ainult üks piske sõrmus ja ta ütles, et kuskil nädal aega läheb selle kivikeste parandusega, nii et päris pikka aega peab nüüd olema ilma sõrmuseta. Aga vähemalt see sai nüüd lõpuks tehtud. Tööpäev sai läbi. Täna oli oodatus palju rohkem koosolek ja päris väsitav päev oli, nii et lähme korraks koju ja siis edasi linna. Tere hommikust! Sõidame tööle, palun üks koosolek, mis ei ole väga tore minu jaoks. Vaatame, mis infot sealt tuleb. Me käisime eile juuksuris ja kohutavalt pettunud. Kui ma jõuan koju, siis ma räägin teile pikemalt kogu selle story ära, miks me ei ole rahul ja mis me arvame selles käigus kõigest. Räägin teile natukene pikemalt siis eilsest juuksuriskäigust. Nagu ma ütlesin, käisime terve perega ja ei jäänud üldse rahule. Käisime esimest korda sellises salongis nagu Blow Bar ja mulle on jäänud nagu mulje ja kuuldus, et ta on väga kvaliteetne, väga hea salong, aga meie kahjuks selles ei veendunud, vaid vastaspoole jäime siis oma arvamusega. Ja istusin seal toolis ja ütlesin, et mul oli enne juuksed kuskile, ma arvan, et alla rinna natukene ja ma ütlesin, et kuskil 5 senti võib maha võtta, näitasin siis kuskil nii palju, näitasin juuste peal, kuskil jäi siiamaani, ma arvan. Ja nagu te näete, siis ta võttis mult maha kuskil 15 sentimeetrit, ma arvan.
kui ta mulle seda näitas nagu eest, et kas nii siis jääb ja kuidas oled rahul ja siis ma mõtlesin, heakene küll, et läks nii, siis läks. Ta lõikas mulle siia ette ka pisikese tuka, mis on nagu, ma ei tea, ma ei oska selle kohta nagu veits nagu järku, aga samas ta on nagu niisugune välja kasvanud tukk oleks siis. Ma ei tea, ma ei oska selle kohta veel mingit seisukohta võtta. Selline ta on, ma ei tea. Kasvab välja, ei ole midagi hullu. Ja küllap need juuksed kasvavad ka välja, et ei ole midagi hullu. Lihtsalt see ei olnud see, mida ma soovisin. Lisaks eile Siim ja täna ka mul töö juures kolleegid ütlesid, et juuksed ei ole ühtlaselt lõigatud, et on näha, kui mul taga on juuksed on nagu mõned jupid, mõned juuksed on siis pikemad ja mõned lühemad, et ei ole ühtlaselt lõigatud. Ühesõnaga, ma ei jäänud üldse rahule. Ma ei lähe sinna enam mitte kunagi. Ma ei soovita mitte kellelgi teisel sinna minna. Nende hinnad on pigem kallimad. Minu see lõikus ilma pesuta. Ühtegi toodeta põhimõtteliselt mu juustes ei kasutanud. Maksis 45 €. Täielik raha maha viskamine. Pere peale läks aega tal 45 minutit. Seal sees oli siis ka Siimul juustepesu. Ja jah, nii kiirelt see tehtud sai siis. Juba startisime tagasi linna Hugoga. Panime päris palju mett purkidesse ära. Ma ostsin vist kuskil 24 purki ja neist ei ilmselgelt väheks. Ja meil oli mõned anumad, mis vajasid kindlasti kiirelt ümbertõstmist. Meie ümbertõstmist siis. Ja sealt me ikkagi panime veel teistesse purkidesse ja otsisime, mis me leidsime taaskasutus siis ka kodust. Ja veel mingite plasmastämbreid ostsin ka, ühesõnaga. Ja meil jäi veel nüüd suurtesse plasmas mingi 20-kilosed või 15-kilosed ämbrid. Sinna jäi ka veel mingi 4-5 sellist ämbrit. Nii et meil on veel võimalus villida mett. Ja mett pigem on meil palju ja meiega meil on hästi. Nii et kes tahab osta mett, võib kirjutada mulle, hea meelega saadan ja müün. Tere imeilusat sügisammikut. Okei, tegelikult on 11. august ja ma stardin tööle. Õues on 15 kraadi sooja, sügis, ja ma panin endale just sisse isvesoojenduse, sest et külm on ja mul on päris lühike kleit seljas, nii et tõesti on külm istuda. Aga muidu on väga ilus ilm täna ja see teeb mulle palju rõõmu. Aga täna on 11. august ja see tähendab vaid seda, et homme on 12. august ja homme on The Weeknd concert. Ja sinna ma lähen koos oma õega ja ma arvan, et ma filmin seal ka nii palju, kui saab. Ma ei ole muidu eriline Weekndi fänn, aga kuna nad siia Eestisse tuleb, siis ma hea meelega lähen vaatan selle kontserdi üle. Nii et, aga kõigepealt täna on reede ja vaatame, mis me siis täna teeme ja tegema hakkame. Aga kõigepealt lähme käime tööle ära. Sain enda räpperi kätte ja Õnne sööb näritab purksi ja tegelikult sõidame kontori poole ka, et meil on täna niisugune eriti uhke lõuna siin autos. Tervist! Mul on hea veel, et tänane reede algas palju parema vaibiga, kui see eilne tööpäev ja üleeilne tööpäev oli. Ma vist eile rääkisin ka, et mul oli paar koosolekut, mis olid täiega nõmedad tööalaselt
ja täna siis oli üks koosolek, mis natukene klattis seda asja paremaks ja nüüd on ikkagi oluliselt mõnusam minna reedele ja nädalavahetusele vastu. Ma olen nüüd neid videoid teinud kui kaua? Kuskil 3 nädalat äkki, midagi sellist. Ja ma olen suht järjest neid muudkui teinud. Aga ma tunnen, et see igapäevaelu filmimine ja vlogimine justkui ei oleks päris see. Võiks teha midagi paremini, võiks teha midagi rohkem. Aga ma ei ole veel päris lõpuni enda mõttega jõudnud. Nii et vaatame, mis sellest siin kõik üldse saab. Aga sellisel viisil nende videote tegemine on nagu fun ise endale, aga kui mõelda nagu sisu mõttes teistele üleslaadimiseks, siis ma ei ole sellest kindel. Ühesõnaga, ma veidi mõtisklen ja mängin selle mõttega, kuidas ja mis edasi. Vaatame, mis saab. Teebin kiirelt jalad ära ja lähme Hugoga vaatama traktoreid. Megatuus. Miks sul on kank? Mul jälle jalana tõõrusid täna katki. Kas sa tuleks nüüd natukene siia poole ja me räägib kaameraga? Seal on. Sõber Joonas töötab traktoritega. Nüüd traktoreid. Ma arvan, et nii võib öelda. Ja me lähme nüüd Hugoga vaatama, kas me saame mingit traktorit seal vaadata. Äkki mõnes saame sees istuda. Kui väga veab, saame äkki sõitagi. Mis sa arvad? Jaa. Nii et lähme vaatame. Tavaliselt Hugo käib seal issiga. Täna lähme emmega. Paneme teibid peale ja pajehali. Ja nüüd me saame privaatse tuuri garaaži. Jah, ma olen käinud ühe korra. Teist korda saame minna. Poisid läksid traktoriga sõitu. Ma lähen kõnnin neile järgi ja siis ongi meil selleks korraks siin traktorite juures käidud. Väga äge oli, nägin veel ühte sõpra, kes rääkis natukene ühest teisest traktorist. Tähendab sellest samas, millega poisid sõitsid. Näitas, kuidas see käib ja kuidas põlde kaardistatakse ja muud säärest. Mega vinge. Vinged masinad. On õhtu käes. Ma olen jälle autos. Aga nüüd ma hakkasin hoopiski sõitma laagri poole või sinna kanti ja ma saan kokku tüdrukutega. Tüdrukutega meil on plaan täna õues mängida. See tähendab seda. Me läheme sõidame ringi ja Õnne vist näitab meile mingit kohti, mida me ei ole enne näinud, kus me ei ole enne käinud. Nii et me lähme vaatame, veedame koos aega mõnusasti ja natukene seikleme ringi. Võtsime plikak peale ja oleme jõudnud Väna-Jõesuusse. Käisime mingit jahilossi vaatamas, aga tuli välja, et jahiloss oli, aga minna ei saanud. Keegi teine on sinna elama vahepeal läinud. Aga muidu on niuke mõnus sõit meil siin, väike päikeseloojang ja on tõesti kanepile. Keegi teeb, tähendab, ma ei tea sellest midagi. Aga jah, see hulluke teeb. Ja nüüd me lähme vaatame siia mingisse kohvikusse, kas saab siin äkki süüa, söögipoolist midagi. Et lähme vaatame. Tere hommikust! Me oleme Hugoga juba uus teel laadale. Siin meie kodukandis on täna mingi laat, lähme vaatame, mis seal pakutakse. Aga tegelikult ma ei tea täpselt, kus asub. Nii et me lähme otsime.
käes on õhtu ja hakkasin sõitma lauluväljaku poole, sest täna esineb seal The Weeknd ja ma lähen ka sinna kontserdile. Ma ei ole kunagi olnud The Weekndi fänn. Ma arvan, et ma tean tal paari lugu, võib-olla tean rohkem, ma ei tea. Aga kuna ta siia Eesti tuli, siis ma lähen vaatan ta üle. Aga ma ei ole üldse excited, põnevil, et minna sinna megasse rahva hulka. Ma ei tea, mul ei ole üldse tunnet peal. Nii et hanke mulle mingit tunnet. Jõudsin Weekendile, siin ongi mega palju rahvast, räigelt rahvast. Ja tulin üksinda sisse, nüüd ootan õde ja teisi. Teeme just käepaelad. Vaatame. Rahvast on rohkem kui inimesi ilmselgelt siin. Kontserdil on käidud, tulime mõned lood enne lõppu ära. Nimede järgi tundus, et me ei tea neid lugusid. Aga tegelikult, kui me ära kõndisime, siis oli kuulda, et nad olid ikkagi suht tuntud lood ja ma oleks võinud need ära kuulata. Aga igal juhul me saime mõnusalt minema sealt. Kontsert ise oli tore. Ma väga paljusid lugusid ei teadnud. Aga ma ei tea, mõnus vaatamine, kuulamine. Nüüd sõidame koju. On päris mitu päeva juba mööda läinud ja ma lõpetan nüüd selle pika video ära. Aitäh, kui sa oled jõudnud selle videoga lõpuni ja aitäh üldse kõigile, kes minu videoid vaatavad. Teiega näeme juba järgmistes videotes ja praegu tšauki!